EAS-i ettevõtluse keskuse direktoril Tanel Rebasel. Tere ka minu poolt. Ei ole palju konverentse, kus tooled puudu, nii et selles mõttes on väga muljet avaldav, kui palju teil on siia kokku tulnud. Mul peaksid olema mingisugused slaidid ka, et paneme siis neid kogu ette ja ma räägin teile siis natuke maailmast, nii nagu mõned trendid võiksid seda kujundada. Siis ma räägin konkreetselt sellest, kus me täna oleme, näitan mõnda huvitavat asja ja siis jõuan lõpuks juba ka EAS-i juurde ja selle juurde, kuidas meie saaksime kaasa aidata, et naisettevõtlusel veel paremini läheks. Minu sõprusringkonnas on küll palju naisettevõtjaid, just eile olin ühel külas ja rääkisime sellest, mis on need olud igapäevaselt, et ma olen ise olnud ka ettevõtja. 20-aastaselt tegin oma ettevõtte, et selles mõttes ma tean täpselt, mida see tähendab ja mis see valu ja võlu seal on nii-öelda. Aga hetkel ma olen siis nii-öelda teisel pool ettevõtluse arendaja rollis ja teen seda nii, aga kohe. See ei saa. Nii, aga no ma siis lähen siia kuskile poole natuke peitu või vaatame, kas vist ei õnnestu. Ühesõnaga slaidi peab siit tagant vahetama. Nii, aga kus me oleme? Kõigepealt sellest, ma olen paar pilti pannud siia alguseks. Siin väga aeglaselt vahetuvad, aga sellegi poolest. Siin on üks pilt lihtsalt ühest konverentsist, kus ma ise osalesin, mis mulle jäi silma nii-öelda, kui räägiti just sellest, et mis see maailm on, kus me täna oleme. See näitab seda eelkõige, et me olemegi sellises maailmas, kus erisused on suured, eks. See ei ole Eestis, sellest me saame kõik aru. Eestis on olukord kindlasti palju parem, aga tegemist on siin siis sellel konkreetsel juhul nii-öelda Sao Pauloga ja siin on ütleme niimoodi, et tänapäeva maailm, tehnoloogia areng ja viimased trendid on tegelikult maailmas ebavõrdsus suurendanud. See on kindlasti üks nii-öelda see seis, mis tänapäeva maailma iseloomustab. Siin on konkreetselt näha siis, kuidas ühel pool on nii-öelda igal oma bassein ja teisel pool siis suurt mitte midagi. Paar pilti veel, mis nii-öelda maailmamajanduse trendi iseloomustab. Siin on üks pilt sellest, mis näitab nii-öelda dominantsi. Ehk siis seda, mis on ka viimasel ajal üks suurimaid muutuseid, see on Hiina esiletõus, eks. See ütleme, et me oleme Eestis siin, me võib-olla ei tunneta seda nii tugevalt veel. Aga tegelikult maailma arengu kontekstis on see ikkagi väga suur muutus, mis on viimasel 10 aastal aset leidnud ja mis leiab ka järgmisel 10 aastal ees. Seda peab muidugi ütlema, et Eesti riik ja ka EAS Hiina suunda vaatab päris aktiivselt. Erinevaid üritusi toimub, üritame ettevõtteid sinna saada, aga ka väga suured veel. Kas või näiteks toidusektoris ei ole tänasel veel kanda kinnitanud. Ja hakkame ikkagi sealt algusest täitsa peale, et kuidas see mismoodi, et siin on näha siis et täna on 124 riigi suurim kaubanduspartner on Hiina ja ainult 56 siis on jäänud selleks Ameerika. See muutub nii-öelda iga aastaga. Ka Eesti kusjuures on Hiina suurem kaubanduspartner kui Ameerika. Ja siis veel üks pilt, mis iseloomustab tänapäeva maailma. See ilmselt on seotud ka võib-olla, kui te olete ise ettevõtjad, siis paljude teiega. See on tegelikult siis kaubalaevastiku liikumisjälg, mis jällegi näitab seda, et kuivõrd nii-öelda globaliseeruvaks ja nii-öelda kaubandusele orienteerituks on tänapäeva maailm muutunud, seda me teame kõik, eks, et me saame tellida asju Hiinast, maksmata selle eest põhimõtteliselt mitte midagi. Ja samamoodi on avanud see ikkagi väga palju nii-öelda kaubandusteid ja suhteid riikide vahel ka, et kaubandus kui selline nii-öelda on valdavalt väga kiiresti arenenud. Ja sellest teistsugusest maailmad üks viimased slaidid, mis seda iseloomustab, on ka siis see, et kui vaadata kõige väärtuslikumaid ettevõtteid aastal 1970 ja kui vaadata seda täna, siis põhimõtteliselt see nimekiri on täiesti teistsugune. Et siin ikkagi need ettevõtted, kes domineerisid meil 45-50 aastat tagasi, neid praktiliselt täna enam nii-öelda selles top 10 ei ole. Ja kui me vaatame omakorda seda top 10, siis seal on ikkagi väga palju selliseid ettevõtteid, keda 10 aastat tagasi
või isegi 5 aastat tagasi seal veel ei olnud. siis meil vist üks sama ettevõte, selle nimi on ExxonMobil, kes on napilt 10. kohal siis. aga noh, Exxoni puhul me kõik teame, mis neil viimasel ajal on juhtunud ka, eks, et alustades siis sellest nii-öelda puuraugu probleemist. aga jah, põhimõtteliselt uus maailm on nii-öelda peale tulnud. ja siis me oleme teinud ühe sellise mappingu ka Eesti kohta, et kui nüüd tulla vaatama siis Eesti peale, et siin on nii-öelda uue aja majandust mapitud tehnoloogiate võtmes. Üks järgmine slaid on meil ka selle kohta ja no siin on eelkõige siis toodud välja need, kes võiksid kõlada sellises nii-öelda noh näiteks EdTechis ehk siis education technologies või kes võiksid kõlada nii-öelda IoT's või sharing economy's ja nii edasi, et see tegelikult näitab väga palju ka seda, kuhu meie majandus on liikunud. Neid ettevõtteid samamoodi 10 aastat tagasi või enamik ei olnud. ja tootmises samamoodi, et siit on tekkinud meil ka Eestis ettevõtteid, kellele kohta on täna väga raske öelda, kas sa oled tootmisettevõte või sa oled mõni muu ettevõte. ehk et mis tänapäeva maailma veel rohkem iseloomustab, on siis see, et see piir sektorite vahel, eriti ka tootmises, hakkab hägustuma. ehk ettevõtetel tekib sinna kõrvale väga tähtsas osas ka teenuse pool. noh, üks näide, mida ma tihti toon, on see, et maailma suurim liftitootja on Kone, eks, mis on meie põhnaabrite firma. täna see ettevõte teenib rohkem tulu. ta müügitulu on kuskil 9 miljonit eurot, 55 000 töötajat, ta teenib rohkem tulu tegelikult järelteenindusest kui liftide enda müügist. ehk siis täna ei saa enam öelda nii, et on tööstus ja tootmine ainult ja seda teist otsa ei ole, vaid väga paljudele ettevõtete puhul, eriti digitaliseerimise kontekstis, tööstus 4.0 kontekstis, on seal ka kõike seda, mis on siis meile traditsiooniliselt rohkem seotud IT ja muude arengutega maailmas. lihtsalt nende 2 slaidi lõpetuseks, need ei ole kusjuures eestlase tehtud, need on tehtud ühe jaapanlase silmade läbi, kes on näinud Eestit sellisel kujul. ehk et seda enam, kui mujalt maailmas nähakse Eestit sellisel kujul, siis ma arvan, et see võib meile päris hästi nende kõlada. aga nüüd korra siis teema juurde. osad teist võib-olla teavad, aga mida need 3 riiki võiksid tähistada? Võimalusi, jah, õige. Kelle jaoks? Meie ettevõtjate jaoks. Jah, ja väga palju ka naiste jaoks. Et need 3 riiki minu teada on ainukesed maailmas, kus naiste ettevõtluse aktiivsus on kõrgem kui meestel. Global Entrepreneurship Monitoringu järgi, eile vaatasin järgi. Ehk et millegipärast nendes riikides nad ei ole tuntud sellepärast, et nad oleksid väga kõrgelt arenenud riigid, et vastupidi, pigem nad on arenevate riikide hulgas, aga seal on niimoodi. mul on veel mõni küsimus siin. Mida see võiks tähendada? See on punkt lõpus, see annab võiks vihje, eks, see on mingi koht, positsioon, ei ole lihtsalt number. aga mida? See on siis Eesti positsioon naiste ettevõtluse aktiivsuses maailmas viimaste tulemuste järgi. Päris hea koht, eks. Aga samas, kui ma panen järgmise slaidi, siis ma võin ettevõttavalt öelda, et see koht on ka sellepärast väga hea, et Eestis ettevõtluse aktiivsusega üleüldse on väga hästi. Kui me vaatame seda nii-öelda proportsioonis, ehk siis mida kirjeldab see viimane number, see on siis naiste ja meeste suhe ettevõtjatele, kus osas Eesti on 40-s 54 riigist, kui ma õigesti mäletan. Siis see näitabki seda, et me oleme nii-öelda suhteliselt naisettevõtluse osas väga heal tasemel. Aga kui me võtame seda nii-öelda suhtena, siis tegelikult 2/3 ettevõtetest umbes on mehed ja 1/3 on naised. Suures plaanis on see tulemus selline. Nii, aga ma jõuan siis ka selle osa juurde, mis on võib-olla siin veel siis teile kõige huvitavam, ehk et ma räägin natuke ka EAS-ist. Ma toon sellel konkreetsel slaidil välja ka mõned numbrid, kuidas on EAS-i ja naiste ettevõtjate vaheline nii-öelda suhe. Noh, väga hea kindlasti, eks, aga mõni number võiks seda veel siis nii-öelda illustreerida.
ja ma vaatasin seda nagu kahest aspektist. Need ei ole sellised numbrid, mis tulevad niimoodi nupuvajutusega, eks, et inimesed nägid nädalavahetusel kõvasti vaeva. Aga siin nad on. Ehk et kui me vaatame korra starditoetust, siis see proportsioon on täpselt sama, mis on Eestis. See on siis sellel aastal. See on 100 ettevõtet umbes. Ehk et 2/3 nendest starditoetuse saajatest on siis meeste osalusega ettevõtted ja 1/3 on naiste osalusega. Ja siin on siis mõni number, mis seda illustreerib veel, et selliseid, kus siis ainult naised on osanikud, neid on siis ütleme circa 1/5. Aga selliseid on pool, kus mingisugune osalus on naisel olemas. Ja juhatuse number siis samamoodi. Nüüd aga ma pean seda ütlema ja ma räägin siin paaril järgmisel slaidil ka sellest, et tänasel hetkel EAS-i peamine rõhk ei lähe enam starditoetuse peale, vaid läheb pigem sinna, kes on jõudnud sellest starditoetusest paar sammu edasi. Ehk et need, kes vaatavad juba välisturgude suunas, need, kes on nüüd võtnud endale veel ambitsioonikumad plaanid. Ja siin osas ütleme seda sihtgruppi võib-olla kõige paremini illustreerib üks selline asi, millest ma pärast räägin paar sõna veel rohkem, nagu arenguprogramm. Ja kui me paneme siia selle kõrvale, siis on pilt natuke teistsugune. Et siis nagu te näete, mida edukam, mida suurem, mida see arenguprogramm ka kirjeldab, et numbrid on umbes siis sellised. Starditoetuses ettevõtted on selline 150 000 käivet, midagi sellist 3 aasta jooksul alustamisest peale. Siis arenguprogrammis on see kuskil 5 miljonit. Ehk siis päris tublid ettevõtted, aga nad kasvavad ütleme selline 15-20% aastas. Ehk et need, kes nüüd Eesti majandus siis eelkõige esile edasi viivad. Ja siin on jah siis protsendid sellised, kus circa 16% nendest kõikidest arenguprogrammi ettevõtetest, keda on üle 50 sellel aastal, on siis naiste osalusega. Ja sellised, kus ainult naised on osanikud, on ainult 7%. Et see on siis näitab ka natuke võib-olla seda, mis Eesti sellist majandust üldisena iseloomustab, eks. Et ettevõtlusaktiivsus Eestis väga suures plaanis, kui me räägime, ei ole probleem. Eestis luuakse iga aasta väga palju ettevõtteid. Me oleme selles maailma esirinnas, absoluutses tipus. Kui me aga vaatame sinna, kui suured me ettevõtted on või kuidas nad Eesti majandusse panustavad, siis see pilt läheb natuke keerulisemaks. Nii, kuhu läheme? Siin on paar mõtet ka selles osas. Üks globaalne vaatenurk, ka kui me vaatame natuke tulevikku, mis võiks olla teil siis ettevõtjatena või seal alustamise peale mõtlevatel inimestel selline silme ees on see, et maailma majanduse muutus. Siin on McKinsey on üks maailma kuulsamaid selliseid uurimisettevõtteid, on teinud selliste verstapostide järgi Rooma impeeriumist kuni tööstusrevolutsioonini sellise maailma majanduse jahunemist. 100 proportsioonid. Ja siin on näha siis, kui kiire see muutus on olnud alates 2000. aastast, eks. Et kui meil põhimõtteliselt on siin aastasadu olnud see seis suhteliselt sama, peale tööstusrevolutsiooni toimus suur muutus, siis 2000. aastaks jäi mingil hetkel see kuni sinnamaani seisma ja siis nüüd sealt alates on veel toimunud suur areng. Ja siin on selgelt näha ka see, et miks see meie jaoks on oluline 2 aspekti. Üks on see, et kui me tahame sellest maailmamajanduse kasvust osa saada, siis ilmselgelt me peame vaatama sinna suunas, kus see kasv aset leiab. Ja siin on jälle tuleb Hiina mängu, ka muud arenevad riigid. Ja teine asi on see, et sellest me ei saa ülegi ümber, et me paikneme Euroopas. Ja siit me kõik näeme, mis Euroopa tähtsusega toimub. Ja seal on ilmselt küsimus siis selles, et kas Eesti suudab sellest kuidagi eristada. Kas me sellest üldisest Euroopa trendist suudame esile tõusta, kas me suudame vastuvoolu ujуда või tegelikult ongi nii, et see piirkond, kes on ka meie lähiturud, selle osatähtsus maailma majanduses ikkagi väheneb ajas, mis on tänane seis olnud. Ja siis muidugi järgmine asi, mis väga suurt rolli mängib, on 4. tööstusrevolutsioon. Ma olen toonud siin ühe Klaus Schwabi raamatu ja sealt mõned mõtted, mis on võib-olla kõige sellised markantsemad. See toimub täna, selle vastu ei saa, eks.
siin on mõni asi lihtsalt, mis võib-olla tänaseks toimub, täna tundub veel nii-öelda futuristlik, aga suure tõenäosusega nii ka juhtub. Klaus Schwab on ka siis World Economic Forumi esimees. Aga jah, et tema ennustab siis seda, kui ta analüüsib nii-öelda majandust ja viimaseid trende, siis 2025. aastaks on printitud esimene 3D auto. Üleüldse väga palju tarbekaupadest on nii-öelda 3D printitud, mis tähendab siis seda, eks, et see 3D printitud auto tähendab seda, et toimub reaalselt ühest tükist tuleb auto, sinna ei panda osisid enam juurde, eks. Või müügil on esimesed inimeste kehast siirdatavad mobiiltelefonid, see tähendab seda, et enam sellist seadet kui sellist ei ole vaja. Inimene räägib pigem oma kujutisega, mis jah, võib tunduda täna veel väga futuristlik, aga see ennustuste järgi on 7 aasta pärast nii. Ja üks asi võib-olla, mis on nüüd, ei ole ühtegi numbrit, aga et esimene riik korraldab rahvalaeduse suurandmete pealt, Eesti võiks riik võib olla. Mida see tähendab? See tähendab seda, et enam ei käi inimene ukselt uksele, vaid suurandmed tegelikult ütlevad ette ära, kui palju meid on, aga see ei ole rahvaloenduse eesmärk, eks. Ta on esimene eesmärk, aga seal on palju muid asju ka, aga nad ütlevad ka selle ära, mis on meie eelistused, kui palju meil lapsi on, mis meie haridus on ja nii edasi. Täna tegelikult see info on juba kõik olemas. Ma arvan, et see oleks võimalik Eesti-suguses riigis ka kokku panna. Nii. Aga siis veel edasi. Räägin ka siis nüüd EAS-ist ja ma loodan, et siis see on ka see osa, kus me näeme teie nii-öelda aktiivset huvi ja käe tõstmist, kaasa minemist, ehk siis sellest, millega me saame teid aidata. Me oleme jaganud selle 4 ossa, see on meie pakkumine. Väärtuspakkumine võib olla selline liiga keeruline sõna osade inimeste jaoks, aga põhimõtteliselt täna ma olen öelnud siin, kus igal ettevõttel on oma väärtuspakkumine. See ongi see, miks keegi ostab teda. Miks ma ostan, ma ei tea, mida ma ostan, Apple'i telefoni või miks ma ostan Starbucksi kohvi või see on see väärtuspakkumine piltlikult, eks. Ehk et asi, kuhu me rohkem liigume, on siis personaalse nõustamise suund, on erinevate diagnostikate, arenguprogrammide suund, on erinevate rahvusvaheliste tegevuste suund, ehk siis messid, kontaktreisid, sihtturuseminarid ja nii edasi. Ja siis lõpuks muidugi ka ekspordinõunikud välisriikides, mis on kindlasti täna paljude hulgas võib-olla selline veel vähe teada. Ma tulen selle juurde tagasi. Lihtsalt see on inspiratsiooniks eelkõige ja siis järgmisena ma räägin sisust. Siin on mõned näited nendest ettevõtetest, kes tänaseks on meil siis selles aktiivses kliendihalduses. See on lihtsalt üks väike pilt nendest, siia ei mahu kõik loogod ära. Me oleme siis teinud EAS-is sellise muudatuse aasta aega tagasi, kus me saime selgelt aru, et nii nagu me oleme siiamaani toimetanud, edasi toimetada ei saa. Meil oli palju erinevaid igasuguseid toetustegevusi, erinevaid teenuseid. Ettevõtted osalesid nendes nii, nagu nad ise oskasid. Nii, nagu neile info kuskilt kätte jõudis. See oli väga selline nii-öelda ebaloogiline selles mõttes, et see konkreetne näiteks, et me avame mingi uue toetuse, see ei pruugi olla sellele ettevõttele sellel hetkel konkreetselt vajalik, vaid me peame suutma sellele ettevõttele läheneda ka nii-öelda tervikuna. Me peame saama aru, kuhu see ettevõtte liigub tervikuna, mitte pakkuma talle üksikut toetust või mingit koolitustegevust. Ja selle jaoks ongi olemas selline nii-öelda kliendihaldus kui selline. Oleme täna jõudnud sinnamaani, kus meil on circa 670 ettevõtet kliendihalduses. Need on need ettevõtted, kellest osad on siin slaididel. Seal on, ütleme, absoluutselt Eesti kõige ambitsioonikamaid ettevõtteid, nagu siin võib-olla Cleveronex või Harmet või mõni teine. Aga siin on ka väga palju selliseid, mis on nii-öelda alles uued. Ehk et mõte, mida ma tahan siin öelda, on ka see, et kui te olete väiksed, siis ei ole takistus. Me ei ole kuidagigi kvantifitseerinud seda, kes võib meie klient olla. Vaid vastupidi, me otsime ambitsiooni. Ja piltlikult öeldes võib küsida, kas ongi kõik. Kas see 670, mille me oleme täna kasutades telefoni väga aktiivselt Eesti majandusest üles leidnud, kas ongi kõik. Kas need ongi need, kes on need kõige ambitsioonikamad, kes on võtnud ette sellise tee, et nad tahavad kasvada turust 2 korda kiiremini.
nemad tahavad, aga ma usun, et tegelikult on need ettevõtted veel. Ja siin kindlasti, kui teie hulgas on ka neid inimesi, kes tahavad sellest veel rohkem teada, siis te võite võtta minuga ühendust või minu inimestega ühendust. Uskuge, kui see kõne EAS-i tuleb või meil, siis vastuseta ta kindlasti ei jää. Kliendi haldur võtab teiega ühendust ja küsib juba konkreetselt, tere, kes te olete ja kuhu te minna tahate. Ja sealt saab edasi siis juba vastava personaalse plaani teha. Aga mida me pakume? Me oleme jaganud selle, midagi on siin fontidega natuke. Me oleme jaganud selle 4 plokki. Siin on 2 esimest. Strateegia, ärimudel ja siis tootearendus, tootmine, digitaliseerimine. Rohelised asjad on uued, mille taha ma olen kirjutanud uus. Nagu te näete siit, siis see näitab natuke ka fookust. Ehk et tegelikult sellisest strateegia ärimudeli teemast me oleme väljumas. Ja me oleme üldiselt väljumas ka koolitustest, sellistest lühikestest koolitustest kui tegevustest. Vastupidi, siis me oleme rohkem tegelema selliste programmidega, kus ettevõte saab koos teistega palju põhjalikumat abi ja tuge. Siin võib mõne näitena tuua, meil alustab just praegu hetkel, see võib olla teile väga hea võimalus, uus kasvuettevõtte mentorprogramm. See on suunatud nendele, kes tahavad kasvuda kiiremini, kes on ambitsioonikad. See on selline pikem programm, mille tagasiside siiamaani on olnud väga hea. Meil on olnud mitu hooaega ärimentorprogrammi nimel see. Just eelmine nädal või oli see üle-eelmine lõpetas 50 ettevõtet seal. Ma tean, et siin saalis on ka osad, vähemalt midagi ma nägin. Ja seal on alati niimoodi, et kui on 50 kohta, siis seekord oli tahtjaid 130. Ehk et see on väga nii-öelda nagu kõrgelt hinnatud ja seal on mentoriteks need inimesed, kes on ettevõtjatena juba siis nii-öelda õnnestunud ja oskavad oma kogemust jagada. Muidugi meil on ka ajujaht, selle rong selleks aastaks on muidugi läinud, sest et just valiti välja 100 parimat ideed. Ja nüüd nagu ikka siis ajujahil kevadel selgub siis võitja. Aga kui ma tulen sinna korra sinna paremale poole, et seal on siis paar uut asja ka, millega me oleme tegelenud viimasel ajal. Ja kogu digitaliseerimise teema vajaks ilmselt eraldi seminari ja pikemalt seda lahti seletamist, aga ütleme nii, et digitaliseerimisest mööda vaadata ei saa. See on täitsa selge. Ja selles osas esimene nii-öelda samm, mida me soovitame ettevõtetel teha, on siis ka selline digitaliseerimise auditi toetus. See on siis võimalus ettevõttel saada maja väljast nii-öelda know-how'd ja sissevaadet oma ettevõttesse. Ja ka soovitusi selleks, et kas ja kuidas ma saaksin digitaliseerimist ära kasutada oma ettevõtte edasiarendamiseks. Ettevõtted ise alati ei oska, ei tea, ei peagi. Et seal kindlasti tuua sellist nii-öelda tipptasemel kompetentsi on väga hea mõte. Ja kui see on tehtud, siis digitaliseerimise suunal meil on mitu järgmist asja ka. Meil on digitaliseerimise seminarid, mis on väga nii-öelda temaatilised ja me oleme kusjuures sellega jõudnud ka regiooni, et siin eelmine nädal just toimus 6. seminar, siis 6. selles sarjas Saaremaal ja me läheneme seal nagu väga siis nagu temaatiliselt, et me räägime seal laohaldusest, me räägime seal, ma ei tea, siis protsessi juhtimisest, me räägime seal kliendihaldusest ja nii edasi. Seal konkreetsed ettevõtted tutvustavad oma lahendusi, kuidas seda lahendada ära. Ehk et digitaliseerimise teemal on palju müüte. Üks müüt on see, et see maksab väga palju. Me räägime 5-kohalisest või 6-kohalisest summast, aga ma väidan, et see on müüt. Sest täna on Eestis ka neid samusi väga ambitsioonikaid, väikseid, kiiresti arenevad ettevõtted, kes pakuvad lahendusi, mis on teinekord ka sellised lahendused, mis on karbi nii-öelda litsentsipõhised, mida kasutusele võtta on võimalik ka 200 euroga. Eks? Et see on kindlasti asi, mille suunas võiksid ettevõtted vaadata. Ja siit veel rääkides siis üks uus asi, mille me oleme toonud ja mida ma ikka olen jätkuvalt rõhutan, et kui me räägime Eesti ettevõtlusest, Eesti majandusest ja sellest, mis praegu toimub, siis täna Eesti majanduse ja ka ettevõtete esimene probleem on see, mida müüa, mitte kuhu müüa. Sellises järjekorras. Ja see mida müüa, ehk siis see toode või teenus, see on muutunud ülitähtsaks. Ja see on sellepärast nii, et selliste kiiresti kasvavate hindade olukorras
paljud ärimudelid, mis täna on saanud sellega hakkama, ei saa enam. Ehk siis see, mida ma müün, see on muutunud aina olulisemaks, sest et kui mul ei ole seda oma nime alt, oma disainiga, oma nii-öelda turunduskanalite kaudu müüdavat toodet, siis ma ei saa küsida sellest nii kõrget hinda. Kui mul on vaja, et maksta ära kõik palgad ja vastata ka ootusele, eks, ja investeerida raha ka ettevõtte arengusse. Sellepärast on siin ka tootearendustoetus, mis on uus asi, see on just ettevõtetele selle esimese toote tegemiseks. Kuni 200 000 eurot toetust, seda on päris palju. Ja siin on hea näha, et me eelmine nädal esimesed 5 ettevõtet nii-öelda said meie poolt, ühesõnaga me teeme nagu pangad toimetavad iga nädal on selline krediidikomitee, samamoodi 5 ettevõtet läbis selle eelmine kord. Ja seal on ka väga sellised tublisi, kes tegelikult tootearendusel näevadki oma ettevõtte jaoks järgmist suurt hüpet. Ma nimesi praegu veel ei nimeta. On meil erinevad diagnostikad samamoodi, see on võimalus jälle tuua väljas siis seda nii-öelda tipptasemel kompetentsi enda ettevõttesse. Ja siin all ma paar asja olen eraldi välja toonud, on toote turule toomise teema ja on toote prototüüpimise teema, need on väga juba lähevad spetsiifiliseks, eks. Aga me näemegi seda reaalset vajadust, et kui Eesti majandus areneb, kui ettevõtted arenevad, siis vajadus muutub ka spetsiifilisemaks. Sellepärast ei saagi enam sellise ühepäevase koolitusega nii-öelda suurt mõju saada. Ja disain muidugi ka teemana. Et siin jällegi üks väga oluline asi, et disain ei ole see, kuidas asjad välja näevad. Vaat disain on see, miks keegi sind ostab sellisena nagu ta ostab. See on ärimudeli küsimus tegelikult, mitte see, kuidas asjad välja näevad. Ehk selliselt nii-öelda tasub uurida, mida tähendab selline nii-öelda nagu design thinking ja kõik sellised popid sõnadeks, aga disain kui teema on kogu selle toote juures ka väga tähtis. Ja siis müük, ilma selleta ei saa, lihtsalt enne peab olema toode. Ja müügi suunas on meil palju asju, siin on asjad toodud, me teeme ühistende palju messidel, sellel aastal on neid rekordised 23, eelmine nädal oli 5 korraga. Kindlasti soovitan sinna suunas vaadata. Meil on ekspordinõunikud järgmisel slaidil, mis on ka viimane slaid, ma näitan neid. Ja meil on erinevad tegevusi veel, on ka välismessi toetus, mis on muidugi ülipopulaarne hetkel, sest see on ka ühele ettevõttele välismessile minemise võimalus. Ehk ka selline asi on olemas ja meil tuleb siin palju uusi asju ka, eriti ka Aasia suunal, aga ma sellest praegu hetkel ei jõua siis rääkida. Ekspordinõunikud samamoodi täna hetkel on need 12 riigis, mõnes riigis 2 inimest, mõnes 1, aga me avame oma esinduse kohe ka Lähis-Idas ehk Dubais. Siin on kõik praktiliselt ametlikud sammud astutud, homme kohtun kandidaadiga, kellele suure tõenäosusega ta alustab seal kohe. Ja järgmise aasta alguses USA siderannikul samamoodi. Ehk et traditsiooniliste ettevõtete jaoks, ka tööstuse jaoks, USA turule sisenemine käib läbi idaranniku, startupide jaoks läbi lääneranniku ja sealt see ka vajadus. Nii, ja ongi kõik. Aitäh teile! Sellel slaidilt, kus on erinevad toetused, võiks lugeda ka, et naised vähemalt vajavad seda toetust ja saavad ise hakkama. Aga minu küsimus on selles, et kas on statistika, kui palju neid firmadest, kellel osanikud on naised, kui suured on nende tulud, dividendid? Ja seda slaidi niimoodi kindlasti ei saa lugeda, et naised peavad ise hakkama saama, vastupidi. Ma arvan, et tegelikult ma usun, et see ei vaja siin nagu kordamist, aga mitte ühtegi takistust ei ole ega ka selles mõttes erisust ühelgi meie teenusel avatud absoluutselt kõigile. Siin me ei saa kuidagi öelda, et on mingisugused asjad, mis peaksid seda suunama. Aga ma ise loodan küll, et tuleb veel rohkem neid ambitsioonikaid ettevõtteid, kelle taga seisavad naised, kes jõuavad ka sinnamaani, kus nii-öelda tinglikud siis arenguprogrammi numbrid on sarnased
sellele starditoetusele, mis täna veel päris nii ei olnud. et see statistika osa, jah, ma usun, et selline statistika on olemas, ma numbrid ise peast ei tea, aga noh, kuna on võimalik ka välja võtta ettevõtluse aktiivsuse kohta kõike, on võimalik ettevõtte alustamise kohta võtta kõike. ma ütlen, Eestis me oleme tegelikult suur andmete maa. Meile jookseb näiteks maksutolliameti andmestik sisse kohe, me teame, kuidas me klientidel läheb 3 päeva peale kvartali lõppu, uskuge või mitte, ehk siis teil. et kõik on võimalik ja selle kohta on kindlasti ka numbrid olemas. Aitäh, mina olen Merle Haru ja mul on veel aitäh ja ettekande eest. Millises vaatepildis te vaatate Eesti töövõimereformi ja kuidas see paistab teie nendest andmetest ja või kas see üldse paistab, mis te arvate? Aitäh. Me oleme just eelmisel 2 nädalal kohtunud kõikide peamiste ülikoolide rektoritega näiteks ja arutanud seda sama küsimust. Ma pean ütlema, et ma isiklikult ei ole näinud veel väga kiireid tulemusi selles. Probleem on olemas. Me oleme arutanud väga palju ka seda, mida peaks OSKA programm tegema, millest ma usun, et osad inimesed vähemalt teavad. Kas see on lahendus või ei ole? Et ise me puutume kokku näiteks väga tihti selliste küsimustega, kus meile tuleb keegi investor ja ütleb, et meil on vaja 30 inimest 3 kuu perspektiivis. Täna kahjuks vastus on üldjuhul see, et ei ole võimalik. Sellepärast me kohtume ka ülikoolidega ja rakenduskõrgkoolidega, et äkki me leiame ikkagi mingi lahenduse seal. Aga jah, ma ise arvan, et ümberõppe on väga keeruline. Täiendõppe on realistlikum. See on personaalselt minu isiklik arvamus. Ehk et täiendõppe, ma arvan, on see, mis võiks olla üks võimalik lahendus.